tere, mina olen Peeter, te vaatate videoblogi Näeme õues. Loodetavasti tuleb täna põnev päev, kuna osalen ekskursioonil Humala sõjaväelinnakus. Tegu on siis linnakuga, kus asub Peeter Suure merekindluse maakaitsepositsioon ning nõukogudeaegselt 2 sõjaväebaasi. Ekskursioon on ette broneeritud, nii et igaüks siia alati tulla ei saa. Ja loodame, et siis on midagi põnevat siit avastada ja tuur toimub siis koos giidiga. Ekskursioon algab ühe veoki kastisõiduga. Nagu sõjaväes öeldakse, jalastuda. Põhimõtteliselt üle 30 aasta mitte midagi tehtud, aga nad kõik siis püsti. Et ei ole siin sellist lahendust nagu, et keegi on betooni valanud ja unustanud tsemendi sisse panna, mida iganes. Kui me tänapäeval siis oleme siin hangaaris, mis ta nagu seina on valge ainult, nüüd kino teinud, me oleme siin teatrit teinud, meil on mingid ansamblid küsimus, käinud suvepäevasid, pidusid, mida iganes. Et kasutame ruume tegelikult seda pidi ära. Et tulebki Päästeamet, seal on väike mööbel sisse pandud, see pannakse tagant üks gaasikolle põlema, siis lastakse tuba suitsu täis, siis antakse tulekustutit. Siis õpetatakse taktikat ka, kuidas liikuda, kuidas üksteist kommunikatsiooni pidada. Nõukogudeaegne kasarmuhoone. Selle sama pataljoni staapposus seal. Proovige jätta selle hoone suurus meelde. Ma pärast näitan teile ka seda alaplaani. Et tegelikult see hoone on üks osa kogu suurest kompleksist, see küngas, mis te sellest hoonest vasakul näete, on maa-alune juhtimiskeskus. Tehakse värava lahti, et saada vaadata seda siis vertikaalšahti lähemalt, aga ettevaatlikult peab olema siin, et alla ei kukuks. Siseneme juhtimiskeskusesse. Et siin koridorides sama Eesti poissis, kes siin seda sööklat ehitas, siis tal anti ülesanne ka siia Saare Dolomit seina panna. Aga ta ei saanud seda Saare Dolomiti panna, seina oli nii rõvedad kõverad. See kõigepealt oli telliskivides selle seina sirgeks kaduma hakkama. Ja te nüüd näete siin, vaatate tähelepanelikult, see näete, kui palju on tegelikult koridorid kitsamaks tehtud, sest et on silikaaliga lihtsalt seina sirgeks kaotud, et saaks Dolomiti panema hakata. Ja kui te seda seina vaatate, siis sein on siin kahevärviline, must ja valge ja selle kahe värvi vahel on näha mingi metallkonstruktsiooni. Ega selle metallkonstruktsiooni peal oli 2 suurt pleksiklaasi ja nende pleksiklaaside peale oli joonistatud siis Euroopa kaart kuni Saksamaalt Moskvani. See on üks sama jalgmääret, üks konventsiooni jalgmääret. Kunagine pilt siin kasarmust või? Ja kuidas see siis praegu on? See pruun, see on see tunnel, mis ei ole läbitav ja meie eesmärk on see tunnel siit läbi käia. Oleme praegu siin varjendis ja tahaksime siin varjendis välja tulla. Seal on siis tunneli üks väljapääs, aga meie lähme teisele poole. Pae sisse lihtsalt uuristatud üks tunnelkäik. See on meeletu töö tegelikult sellise tegemiseks on. Täitsa sügav vesi. Mul peaaegu tuleb juba üle ääre. Valgus. See on siin surf ja väga kihvt.
nõuab omajagu füüsilist siin. Järgmine surf. Siin tekib täitsa omamoodi huvitav tunne, et tuled siit jahedast tunnelist. Aga praegu palava päevaga tunned, kuidas soe õhk tuleb sealt ülevalt. Nii, aga läheme siit edasi. Aita küll. Liiga madalad kuulid. Viljar, kuidas emotsioonid? Sul olid head pikad kummikud, enne? Ma just mõtlesin sinu peale. Me kõik mõtlesime ja vaatasime. Tunneli lõpp, trepp üles. Tagasi väljas nüüd. Kui teil nüüd tekkis ka huvi ekskursioonil osaleda, siis minge visitharku.ee lehele ja sisestada otsingusena Humala. Sealt leiate rohkem informatsiooni. Aga pange tähele, et ekskursioon toimub ainult suveperioodil, kuna talvel rooduvarjendites ja tunneliveikudes talvituvad nahkhiired. Omapäi ei saa ka territooriumit avastama minna, kuna Humala linnak on kinnine territoorium ning lisaks on rooduvarjendid ja tunnelid suletud aedadega. Minu poolt aga selleks korras kõik ja näeme uues. Pildistamise loogika on lihtne, ehk ma siin julgeolekuohvitsusega rääkisin, et pilti võib teha, aga pärast kui ära lähete, siis kustutage need pildid ära kõik.